Tervist! Tere! Sulle muidugi nüüd raske nimelist pöördumist esitada, sest sul on mitu nime. Passis sa oled Indrek Mesikepp. Mõned inimesed sinu elus ilmselt nimetavad sind ka Indrekuks. No töökaaslased ütlevad Indrek, kellega ma päevast päeva kokku puutun ja sugulased ja lähedased ka. Kas sellist FS-iks nimetamist tuleb ka ette? Ikka tuleb. Ja kuidas nüüd täpselt hääldad seda oma prantsuspärast nimekuju? See oli tõesti mõttetu nimi. Aga häälda palun. Vaata, alguses oli hoopis veel pikem selline, mis oli hästi jabur nimi. Nii. Ja see pidigi olema hästi jabur nimi. Ja see on nüüd mingisugune vahepeal, et ta ei ole nii jabur, aga siin ei ole ka mingit kontseptsiooni. Alguses oli François Snake, et seal pidi olema ühes sõnas 3 komistuskohta nagu mingi, ma ei tea, nagu mingi olematu glam-rocki bändi mehe nimi või midagi sellist. Aga no kui sa tahad selle hääldust, siis peaks vist olema, aga ma ei ole prantsuse filoloog. Ma ei ole frankofiil ka, François Serpent või midagi säärast. Selge. Kas selle nimega ka siin mõnikord tervitatakse või kutsutakse? Vist mitte. Mati Viilius vist kunagi ikkagi ütles... Ei no François, jah, seda küll. Kas mingisugune vahe on ka FS ja Indrek Mesikepi vahel, et sa tunned, et sa mingeid asju saad teha ainult neist ühe nime all, näiteks poest osta näiteks õli? Kui ma pean esitama ID-kaardi, siis ma ei saa nagu FS-i nime all tõesti. Aga selleks poest ostad näiteks praadimise õli, kas oled FS või Indrek Mesikepp? FS on ikkagi tekstide juurde käiv nimi. Selge. Ta annab nagu just kui mingisuguse puhvri. Nad on võib-olla selline, no ma ei oska öelda. Kas ta on läbipaistev klaas või läbipaistmatu klaas, aga ta just on midagi enda isiku ja nende tekstide vahel, tänu millele ma olen võib-olla kirjutanud ausamalt mingitest asjadest, millest oleks äkki lausa piinlik või kohatu niimoodi rääkida, et tere, mina Indrek, tead, mul oli nüüd selline mure ja aga sa kirjutad FS nagu võõrandab, see ongi see tekst, see on nagu kõigi oma, et selline asi võib iga inimese elus juhtuda. Kurbus on nagu sitahäda. Kas sa talle mõtled või ei? Ikka ta tuleb, kus aga ei oleks, mida ei teeks, varem või hiljem sa tunnetada. Luuletuste mina tegelane FS, see millest see mina tegelane räägib, kas see väga kattuv sellega, mis on päriselt Indrek Mesikepi elus juhtunud? No paljud asjad on, aga samas on mul ka mingi selline iseloomujoon, et ma mingist tõsisest asjast rääkides hakkan enda üle naerma või nalja tegema. Ja ilmselt on see tekstides ka niimoodi. Aga kus see nimi üldse tuleb? See on selline suhteliselt tavatu nimi. Ma arvan, et... Indrek. Ei. Mesikepp. Uudo Uibo on neid nimesid uurinud ja tema väitel alguses olid kõik mesikepid. Ainult need, kes on mesikäpad, need on kõik eestindanud. Et 19. sajandil olid kõik mesikepid, neid oli Eestis mitmel pool. Ma ei oska öelda, kas see on vene või saksa keele pärast niimoodi. Et hääldub saksa keele see näiteks? Jah, kas selle pärast või siis mingid vene rahvusest kroonuametnikud kirjutasid, nii ma ei tea. Et vihje ikkagi karudele? Ma arvan küll, jah. Aasta oli siis 1971, kui sa sündisid Tartus, aga kasvasid üles Peipsi ääres Kallastel. Ja. Kuidas sa sinna Kallastele sattusid? Mis te tegite seal? No mu vanemad kadunud ema ja mu isa lõpetasid ülikooli arstidena ja nõukogude ajal oli nagu ikka suunamine peale ülikoolina, et suunati Kallaste haiglasse. Ja sina kasvasid seal Peipsi ääres ülesse? Jah. Sibulakülad ja vanausulised jäid lähedale? Jaa, sellepärast, et Kallastel ei ole üldse vaevalt, et seal praegu jääb seal asju vähemaks, töökohti ja kõike, aga siis ei olnud ka eestikeelset lasteaeda. Ja mul oli hoidja, kui vanemad tööl käisid, tädi Anna Feklistova, väga heatahtlik, väga altruistlik, väga tore inimene. Ja tema, nagu ma aru saan, oli vene vanausklik. Aga mingisugust
mulle ta mingit usupropagandat ei teinud, ta oli lihtsalt väga hea hoidja. Ta luges mulle Petefi Sangar Janošit mitu korda ette. Väidetavalt ma olevat palunud või nõudnud, et seda uuesti loetaks, siis kui ma ise lugeda ei osanud, aga ta luges eesti keeles muidugi. Ja mul vist Tartu tulles isegi oli vist mingi kerge aktsent või mõnda sõna ma hääldasin kuidagi teistmoodi. Aga ma ei oska seda enam öelda. Saaks see peal osaleda murdeluule laines selle Kallaste aktsendiga? Ei, see oli pigem võib-olla vene aktsent. Aga vene keelt said ka külge sealt? Tegelikult ei. Me rääkisime tädi Annaga ikkagi eesti keeles ja vene keelt ma hakkasin siis teisest klassist õppima. Kuna ma elasin Tartus, siis seal ma Soome televisiooni ei näinud. MTV-dega midagi säärast ammugi mitte nõukaajal. Siis keskteleviisioonis ikkagi oli rohkem filme. Seal oli näiteks 80-ndate lõpus alternatiivse muusikaprogramm A, kus ma nägin esimest korda elus Ministrit ja Red Hot Chili Peppersit, enne kui nad väga kuulsateks said. Siis vene keele oskus mul tuli tollel sellest. Ma ei räägi seda aktiivselt enam hästi, aga ma saan sellest aru. Su isa ja ema olid arstid. Mu isa on siiani arst. Kas nüüd kardioloog. Kuulus kardioloog Arvo Mesikepp? Jah. Mis arst su ema oli? Nefroloog, neeruarst. Kuidas oli siis arstide peres üles kasvada? Kas oli niisugune pidev hoiatus, et pese iga käsi ja pese küünarnukini ja mitu korda? Ja... No kui ma nüüd täpsustan, siis kui me Tartusse kolisime, siis mu vanemad kahjuks läksid lahku. Ja edasi ma elasin ema vanemate ja ema ja vennaga koos. Ja siis me elasime seal, aga minu vanaisa oli ka arst. Mis arst tema oli? Tema oli praktiseerinud kirurgiat, aga kuna ta nõukaajal ei astunud põhimõttelise sotsiaaldemokraadina, ta ei astunud komparteisse, siis ta akadeemilist karjääri ei saanud edasi teha. Ülikooli juurde ta ei saanud jääda ja tema oli vahepeal Mustvee peaarst ja hiljem ta oli rajooni kiirabi arst, sõitis autoga ringi. Nii et sinu kooliaeg siis möödus vanavanemate juures elades Tartus? Jah. Ja kogu sinu haridustee ongi Tartus alanud ja Tartus ka ülikooli diplomiga lõppenud? Jaa. Kuidas oli olla koolipoiss 80-ndate Tartus? Rohkem me vennaga sõitsime ratastega või möllasime seal vanaisa aias. Aga keskkooliajast hakkas tegelikult nagu aktiivsem, sotsiaalsem elu. Ma sihin ikkagi sinna, et millalgi jõudis sinu ellu muusika ja jäigi sinna püsima ja on siiamaani esikohal. Mis muusika siis sind on nagu lapsepõlvest saati ümbritsenud, et tol ajal ilmselt Horoskoop ja Jaak Joala, heal juhul Apa? No Horoskoop oli vist ikkagi enne mind. Pigem võib-olla Jaak Joala ja Kukerpillid ja selline muusika. Vend oli vanem ja ta oli üldse igas mõttes domineerivam, millest mul võib-olla siiamaani on igasuguseid kompleksi ja enesekindluse puudust. Alguses olid ka meil kassetid ja sellised asjad olid ühised. 80. keskel see tuli kuskilt minu venna poolt, ta kuulas Beatleid. Ma kuulasin ka Beatleid. 84 tulid mingid sellised bändid nagu Alphaville ja sellist asja me kuulasime. Aga esimene asi, mida ma ise hakkasin kuulama ja mida ma ise käisin kuskil lindistamas ja nii edasi, mida ma ise kirglikult fännisin, oli heavy metal 80. keskel. Mis sort heavy metal, kas Ameerika oma või Euroopa oma või Metallica, Slayer, selline?
kõigepealt Judas Priest ja Accept, päris vanakooli heavy metal. Metallica tuli hiljem, minu jaoks tuli 88, siis kui And Justice for All'i plaat tuli. Ma kuulasin regulaarselt Koit Raudsepa saateid igal laupäeva õhtul, see oli nagu kullaauk, kust ma uusi bände kuulsin. Kui need kooperatiivid tulid Tartusse, siis oli üks selline pööning, kus 2 pikkade ustega tüüpi lindistasid kassettidele. Me läksime kasseti ja oma rubladega sinna. Ja pärast oli isegi nii hästi, et ma sain isegi samal päeval kätte. Et esimese vahetunni aeg jooksin läbi lume Teksa ülikonna ja Ketside väel sinna ja koolipäeva lõpuks juba sain kätte. On sul mingisuguseid konkreetseid mälestusi või näiteid ka mingitest sellistest bändidest, albumitest, mis sind panid kohe jooksma läbi lume sahiseva Ketside väel? No ikka jaa. No ma ütlen, et algas see minu jaoks, Judas Priest oli esimene suur lemmik. Judas Priesti 80 albumid. Ja siis tulid edasi Dio ja tuli ka Manowar, mis praegu tundub naljakas. Ma ei tea, praegu tundub naljakas. Aga Priest siiamaani, Priesti mäekalt kuulan siiamaani. Ma käisin Priesti lava ehitamas, kui Priest teinekord käis Tallinnas esinemas. Kas sa siis Halfordil said kätt suruda? Jaa. Ja ongi nii? Sain Halfordil kätt suruda, jah. Aga ta oli kontserdi lõpuks juba üsna selline A-kontaktne, ikkagi vana mees, läbi higistanud aga jaa, sain. Ei, see oli tore. Seal oli tore mees stage manager. Mul oli vana Sisters of Mercy pusa, kõige vanem, kõige kulunum tööriietus. Ja siis mingil hetkel, enne ta oli selline mees, et ta ikkagi niimoodi kamandas meid, et don't be shy, wheels are very useful. Aga siis mingil hetkel ta nägi mind, nägi seda pusa, vaatas. Ahaa, seda ma arvasin. Ja siis näitas, tal oli sama koha peal sama pilt. Et ta oli olnud, ma ei tea, kas 80-ndate või 90-ndate alguses ise Sistersi rõudi. Et muusika ühendab ja tekitab uusi tutvusi igal sammul? Absoluutselt. Ma võin sulle rääkida teise väga toreda loo. Nii? Kui oli Göteborgi raamatumess ja Eesti oli peakülaline. 2006? Võis olla küll, jah. Nii? Ja siis anti välja päris palju Eesti autorite raamatuid rootsi keeles selle messi jaoks. Ja teiste hulgas siis ka minu väike raamat. Ja enne seda me kohtusime kirjastajaga. Jonas Ellerström. Ühesõnaga saime selle Jonasega kokku. Kalju Kruusa, Jürgen Rooste ja mina. Jürgen Rooste, nagu sa tead veel paremini kui mina, räägib palju. Räägib luulest, räägib enda luulest, räägib endast. Ja siis hakkab Kalju Kruusa rääkima. Ja tal võtab aega ja siis ta hakkab ka luulest rääkima. Ja see juhtus ühes baaris vanalinnas. Ja ma mõtlen, et ikkagi kirjastaja on võtnud meie raamatud välja anda, et ma ei taha ka olla selline mühakas, istun siin ja ei räägi millestki. Ma ütlesin, et Göteborg on äge linn. Me olime ükskord juba Göteborgis käinud. Ma olin seal päevaraha eest ostnud Sisters of Mercy bootlegeid ja Merciful Release'i muid vinüülplaate, James Ray's Gangwari ja muud sellist kraami, mida siin nagu ei liigu. Ja siis ma ütlesingi niimoodi, et Göteborg on tore linn, et lahe, et me sinna läheme ja ma tean, et Göteborgist on pärit Lesen Ann, üks bänd, kes esimesel Rock Summeril esines. Siis ma olin veel selline metalhead, ma postpungist või garaažirockist, mida ma nüüd rohkem kuulan, ei teadnud nagu suurt midagi. Ja see oli väga äge. Siis see Jonas ütles, mina olin ka 80-ndatel Göteborgi pungiskottides, mul olid ka Sisters of Mercy vinüülid. Ja et kui sulle Lesen Ann meeldib, siis sa peaksid kuulama Cortex. Oota, mida? Ma kirjutan sulle, võttis oma selle visiitkaardi, kirjutas sinna Cortex. See oli tõesti väga äge bänd ja ma olen
ma olen siiamaani selle bändi fänn. Tead, kes on meil Göteborgist pärit? Väikevenna isa. Tänapäeval on see väga tavaline, et kirjanikud käivad koolides ja räägivad ja esinevad ja juba sellist koolilast ei ole, kes naljalt kirjanikuga kokku ei puutuks enne keskkooli lõppu. Kas sinul ka seal Tartu koolides käis mõni kirjanik külas? Meenub ainult Dagmar Normet, kui ma algklassides käisin. Mis sa seal kodus siis üldse lugesid? Mis ma sealt riiulist võtsin? Musta Noole võtsin ja Spartakuse võtsin ja need seiklusjuttude raamatud, mis meil olid seal. Siis oli see Suure karu pojad oli ja oli ka sellised ideoloogilisi raamatuid nagu Tisha kaldal, paks raamat, aga läbi luges. See on ju põnev ametigi. Mulle tundus ka põnev, jah. Praegu mõtlen küll, et ta oli kindlasti mingi täiesti jabur ideoloogiline värk, aga kui ma ta läbi lugesin järelikult selle paksu raamatu, siis küllap ta oli põnevalt kirjutatud. Aga milline ideoloogiline atmosfäär sind ümbritses kodus? Milline see ideoloogiline meelsus oli? Et kas vanaisa, ilmselt kui ta oli selline parteist hoiduja, siis ikkagi kasvatas ka sinust sellist õõnestajat ja vastalist? Vanaisaga oli nii, et ta oli väga tugeva iseloomuga inimene. Ma väga hästi ei saanud läbi oma vanaemaga ja minu vanaisa armastas oma naist, oli kogu elu temaga koos elanud ja hoidis ikka oma naise poole. Nii et meil oli vanaisaga ka konflikte. Ta oli ka selline, kes kujutas ette, et kui tema on väga rasketest tingimustest ennast üles töötanud, siis tema teab, kuidas asjad peavad olema. Mina ikka pubekana tahtsin ise eksida ja asju läbi proovida ja nii edasi. Aga mida ma tahtsin öelda, et kummalisel kombel tema maailmavaade, kui ma praegu mõtlen oma maailmavaatel, et see on üsna sarnane, just ühiskondlikes küsimustes. Sa kasutasid sõna sotsiaaldemokraat tema puhul? Jah, ta oli juba sellel nii-öelda Eesti ajal antiklerikaal või... Uskmatu, ketser, humanist, ratsionalist. Jah, mulle ei meeldi sõna ateist, sest ateist tähendab just, kui sa aktiivselt nagu võitled. Mina näiteks ei võitle, need tuttavad, kes mul on usklikud, jumala rahusas nad olla. Aga ka minu maailmapildis ei ole nagu sellist mõõdet. Siis, kui sinu elus oli selline tormetung, ehk lõppes keskkool, oli ka vabariigi elus tormetung, ehk siis oli laulev revolutsioon. Kuidas need kaks tormetungi kokku mürtsatasid? Vaata, see on päris naljakas. Me tegime vist aastal 87, tegime muinsuskaitse seltsi oma koolis. Me olime ka sellised hästi aktiivsed 4 klassivennaga. Lauris Toomet, kes nüüd on Lauris Kaplinski, Erki Uustalu, Indrek Kiisler, kes töötab ERR-is ja mina. Me tegime selle muinsuskaitse seltsi, aga mul oli mingisugune, mina ei tea, mis vastalisuse värk, aga kui see muinsuskaitse asi läks väga populaarseks, kui ka paljud minu klassiõed liitusid, kuigi ka kõige ilusam klassiõde liitus, kelles suhtes ma sugugi ükskõikne ei olnud. Sellele vaatamata, kui see asi läks väga populaarseks, siis ma hakkasin pigem nagu kuidagi eemale jääma ja pilama ja nalju tegema nagu selle liikumise suhtes. Ja need asjad käisid väga kiiresti. Ma mäletan, et 88. aastal muinsuskaitsepäevadel, kus ma tegelikult ei olnudki, ma ei mäleta, kas ma siis ka lihtsalt juba nagu hakkasin eemale jääma või millegipärast ma ei olnud seal. Aga igal juhul ma tean, et seal toodi sinimustvalge niimoodi 3 lipuna välja. 3 erinevat koloori. Jaa, see oli siis aprillis vist, aga juunis oli juba Tartu Punk 88. Ka olin publiku hulgas ja seal juba
kaks tegelast tõmbasid see sinimustvalge lipuna välja. Mida sina oma elu esimeste kroonide eest ostsid? Süüa ilmselt. Või Poola kassette. Üks kahest. See oli just see aeg, kus ma olin omaette läinud elama. Hoitu kehale ja hingele. Ja Poola kassette päris sageli ikkagi ka selle raha eest, mille eest oleks võinud süüa osta. Aga ma mäletan seda momenti, et kui poolakad lasid välja Sisters of Mercy Some Girls Wanted by Mistake'i kogumiku 2 kassetina. Ja mul ei olnud raha mõlema ostmiseks. Ma ostin selle, mis oli kujundatud nii, et mustal taustal oli see logo valgega. Teine, mis oli valgel, mustaga selle ma jätsin ostmata. Lihtsalt ma ei teadnud, kuidas need lood kõlavad. Ma seda bändi juba teadsin, mul see bänd juba meeldis. Aga siis ma pidin otsustama kumma ja siis see värv vist sai ka nagu määravaks. Kui mul õnnestus inglise tuttavate käest see originaalkassett saada, siis ma selle poolaka andsin ühele sõbrale. Ma kandsin teda igal pool niimoodi pidudel kaasas. Keegi vana punk ütles pahaselt selle kohta disko. Üks noorema generatsiooni kirjanik ütles selle kohta ka ebasõbralikult metal. Tegu on kotirokiga selles mõttes, et... No ka see on vaieldav, kas ta on kotirokk, nad ise ei ole seda kunagi nii nimetanud, aga tinglikult võib nii nimetada. Pehme rokk, sünge pehme rokk. No ta ei ole pehme. No teda võib nimetada tumedamaks postpungiks. Pärast seda toredat hetke nende 2 Poola piraatkassetiseltsis oled sa osalenud või osa võtnud või külastanud või käinud väga paljudel Sisters of Mercy kontsertitel. Nüüd mul hakkab sassi minema, aga see oli kas äkki 56. Miks on tarvis käia ühel inimesel elu jooksul 56 korda ühe bändi kontsertitel? Sellele võib vastata enesekriitiliselt. Palun. Näiteks äkki on mul mingi kompleks, sest ma olin selle bändi fänn juba 12 aastat enne, kui ma esimest korda nende kontserdile jõudsin. Äkki ma sisimas üritan midagi kompenseerida neid puudujäänud aastaid. Aga samas, see on ka naljaga pooleks öeldud. Kuigi võib-olla seal on mingi osa tõde, aga ega ma ikka ei käiks, kuigi need kontserdid ei annaks väga positiivset elamust. Sa oled nendele bändimeestele juba teada tuntud hull tüüp Eestist? Neid hulle on üle maailma teisigi. Ja tegelikult on ka selliseid, kes 80-ndatel käisid, siis vahepeal võib-olla ei käinud ja siis nüüd jälle käivad ja kellel see millegipärast see bänd tõmbab. Ta ikkagi on selline eriline bänd, et on mul tuttavaid, kes on käinud ka 200 korda näinud neid. Palju? 200. 200 korda on käinud? Jah. 100 on päris mitu. Üks mu tuttav, kellel see number 100 sai täis 90-ndatel, tema kutsuti lava peale. Aga nüüd on neid rohkem. Nüüd on... Sa oled ka lava peal käinud? Ei ole. Tahaksid? Tead... Siis saaksid frontmaniga tuttavaks. Kas me räägime Eldridge'ist? Mul ei ole vaja temaga niimoodi isiklikult tema privaatsesse ruumi tungida. Ma küsisin Jürgeni käest selles samas saates, et kes on kõige kuulsam inimene, kellega ta on kokku puutunud ja siis ta ütles, et Jerry Lee Lewis on teda müksanud teel lava poole. Kas sa trumpad selle üle kuidagi? Ma ei ole kunagi mõelnud niimoodi. Ma pean hakkama mõtlema. David Bowiet oled näinud? Ei ole. Tegelikult Sistersi frontmaniga ma olen paar sõna vahetanud. Ma olin pressikaardiga ja ma küsisin, kas ma saan teda intervjueerida. Ja ta oli muide väga viisakas, kuigi tema kohta on selline arvamus, et ta on väga arrogantne ja sapine, mis ilmselt võib olla ka suures osas selle pärast, et ta lihtsalt peab selle joone kuskile tõmbama. Ta ei taha, et mingisugused grupid ja stalkerid ja võib-olla ka rumalad ajakirjanikud või tont teab, kes tungivad tema privaatsesse ruumi. Aga ta väga viisakalt ütles, et ei, et
ei anna niimoodi intervjuusid, et ta annab meili teel ja hiljem ma olen, kui nad Eestis esinesid, ma olen meili teel temaga intervjuud teinud, aga noh, kui sa mõtled nüüd väga kuulsaid inimesi, no tegelikult Rob Halford on ilmselt masside jaoks kuulsam kui Eldridge. Seda küll, jah. Lennart Meri on... Okei. Lennart Meriga ma olen vahetanud sõnu. Mida sa siis küsid sellise muusiku käest, kes 20 aastat, 30 aastat on olnud maailma tipus, talt on kõik ära küsitud ja siis tuled sina, FS Indrek Mesikepp ja küsid talt ka midagi. Kuidas sa selle olukorra lahendad? Ma küsisin tegelikult ka spetsiifilisemaid küsimusi, mis selle bändi fänne erutavad. Ta vastas pigem standardsematele küsimustele ja vastas standardsemalt. See oli aastal 2009 vist. Et siis nad tuuritasid hästi palju ja võib-olla ta võttis seda vastamist kuidagi masinlikumalt. Aga 80-ndal nendest intervjuudest pärinevad tema mingisugused fraasid, mida siiamaani temaga seoses korratakse. Näiteks Sisters of Mercy's on nagu Elvis kohtub Kierkegaardiga või see, et sellised küünilised vastused, mis võib-olla ka olid rohkem tema lava imidži osa, kui ta ütles, et teda huvitaks tuumaplahvatuse esteetika või mingisugused sellised asjad. Mis pärast Tartu Ülikool kunstiajalugu ja mis sa selle diplomiga või kuidas sa seda diplomit pärast siis erialaselt realiseerinud oled? Mitte kuidagi. Joonistad ise oskad, kunst oled teinud ise praktikuna? Vaata, ma kardan, et see ongi üks mingi minu komplekside rada või jada, et... See on ju sinu joonistatud? See on minu joonistatud, jah. Ja need teised ka siin kõik? Need pildid, jah. Nii, komplekside jada? Joonistamine on võib-olla ainuke asi, kus ma olen andekas tegelikult. Mingi vanakooli joonistusõpetaja ütles, et ma tõmbasin seda joont nii julgelt, et ma ei nikitsenud ega nakitsenud ja ka ei kalkuleerinud, kuidas seda teha, vaid lihtsalt tõmbasin julgelt üle paberi. Aga kõiki asju tuleb arendada. Meie massid teame sind ikkagi eeskätt kui luuletajat. Luule jõudis minuni just keskkoolis. Tegelikult ma enne kirjutasin ka Vemmalvärsse. Ilmselt mingit Ott Arderit või Runnelit olin lugenud. Joel Sanga Abisõnad oli üks raamat, mis meil oli kodus. See mulle väga meeldis. Aga see kõik oli ikkagi meeldis, kui oli seal riim ja huumor, nali. Aga keskkoolis, kui ma sain klassivend Erkiga tuttavaks, kes tuli Anneliina koolist meie kooli, mina laenasin talle neid heavy metal'i kassette, tema laenas mulle Jüri Üdi Loomingu raamatukogut Käekäik ja armastuskirjad, mida ma lugesin. Hoidsin vähemalt aasta aega enda käes, nii kuni juba raamatu selg läksid niimoodi klambrite koha pealt lahti, vähemalt ühel neist. Ja siis mul hakkas piinlik, siis ma viisin nad talle tagasi. Et sa lugesid, ma saan aru? Ja ma lugesin neid korduvalt, jah. Ja mu vennal oli trükimasin, siis ma natuke ühe sõrmega või kahe sõrmega ka mõnda lõin ümber ja need Jüri Üdi tekstid olid ilmselt esimesed, mis mõjusid niimoodi, et seal oli midagi kummalist, midagi sõnul seletamatut. Kas Üdile nüüd ulatuvad lähemalt sellised tekstid nagu veel olen laps, mul pole mõrva õigust veel, kuid tuleb ingel pea ja võtab minu käe. Kui sinna mõõgas surub silmanurgast, näen, et palju vaenlasi on siia poole teel. Siis minust... Oota, kust sa see... Hasso Krull on kunagi vastanud küsimusele, et kas ka tema luules on Üdit ja ta on öelnud niimoodi,
on, aga seda ilmselt ei tunne teised sealt ära. Mina tunnen selle siit ära, kuule edasi. Järgmine arvan, on koera peaga mees mu klaasist ukse taga, ta tunde juba ootab, et ma avaks ukse. Ma laman liikumatult teeseldes, et magan, kuid süda üha taob ja valjem igat ukse. Nojah, võib-olla on üdid ka ühes minu kooliaegses Vemmalversis, mida ma kunagi kuskil ei ole avaldanud. See oli umbes niimoodi, et katta enda keha, seks Robert lasi teha. Endale uue, uhke sabakuue. Sel kuuel oli vooder ja oli mõni käis. Mees oli üsna moodne, kui sellega ta käis. Nojah, aga ma arvan, et tegelikult pigem võib olla mingit üdilaksu sellistes tekstides, mis ei kõla vormi poolest üdilikult. Ja üks asi, mis ma ei oska öelda, kas ma olen selle alateadlikult võtnud üdist, aga mida üdi on väga palju kasutanud, et kui sul rida lõpeb ühe sõnaga ja järgmine rida läheb niimoodi edasi, ta tegelikult tühistab. Ta annab sellele samale sõnale hoopis teise, võib-olla lausa vastupidise tähenduse. Et mul on päris mitmetes tekstides. FS, kes ta on ja kust ta tuleb? Ma ei tea, kuidas inimesed üldse minu tekste, kui palju nad üldse saavad aru, kui palju seal on tegelikult veiderdamist või endale nalja tegemist. No see tekst on minu arust läbivalt seda täis. Ja seal oli näiteks üks selline koht vähemasti, midagi umbes sellist, et meil on ilusaid naisi, kuidagi kerib nagu üles seda eestlaste klišeed, et Eesti naised on kõige ilusamad ja siis järgmine rida on, aga mitte palju. 18 aastat juba ajakirja Looming kriitikutoimetaja. Kui ma nüüd eemalt vaatan, siis et see töö peaks olema iga kuu tellida 5-6 arvustust ja need läbi lugeda, et kas see liiga vaikne ja vagur töö, niisugune kergelt muuseumlik või tolmune töö ei ole nagu rahutu hingega luuletaja jaoks. Et 18 aastat istud seal vaikses ruumis, laua peal on sul need üle pea ulatuvad raamatuvirnad, üle laua istub Asta Põldme, kes ei ole ka mingi mürtsu inimene. Asta on väga sümpaatne inimene. Täpselt nii. Et selles mõttes ikka rahulik tiksumine. No eks ma teen muid asju ka. Mängin plaate siin seal ja teen raadiosaadet ja mulle muide meenub, lõpuks vanas eas ikkagi hakkasin seda tegema, mille puhul ma kogu elu olen mõelnud, et tegelikult sisimas ju tahaks, aga... Sa vihjad sellele, et iga heavy-fänni unistus on kitarriga teha soolot ja tõsta jalg võimendikastile? Jaa, nüüd kui ma bändi teen, ei ole mu point tõsta jalga monitori peale, aga kui ma olin 16-17 aastane, siis oli küll niimoodi, ja siis ma ikkagi üksi toas panin kasseti mängima ja vehkisin õhugitarri nii, et vähe ei olnud. Ühesõnaga, praegu sa oled bändimees, võib ka nii öelda. Muusik. No muusikuks ma ei julge ennast nimetada. Tegelikult selles mõttes võib-olla oleks olnud õigem seda saadet aastaga hiljem teha. Ei. Siis oleks selge, kas sellest bändist on saanud asja. Nüüd on see hetk, kus sa võtad prillide eest, vaatad sellesse kaamerasse ja ütled selle bändi nime tsenseerimata kujul. Ei, no jaa, selle bändi nimi on Mitut pidi nikutud maailm. Selge. Miks just selline pealkiri? See tuli mul pähe kunagi mitu aastat tagasi. Ma ei mäleta täpselt seda hetke, tuli korraga 2 asja. Bändi nimi ja mõte, et Eestis võiks olla üks tribal trummidega bänd. Kuigi praegu ma mõtlen, et tegelikult meil on vähemalt üks tribal trummidega bänd olemas, Winnie Puh. Meie point oli salvestada, mitte esineda, aga kui meil tehti üks ettepanek esineda, siis Prima Vistal, siis Tšungin tegi Tolmul ettepaneku. Ja, see oli Prima Vistal, jah. Ja siis, kui ma seda oma viimast raamatut esitlesin, siis ma mõtlesin, et ma ei taha oma tekste lugeda, et teeme siis ka giigi. Kui sa võtsid minu raamatuid kaasa, miks minu viimast raamatut siin? Sest mul seda kodus ei olnud. Nii tore pilt on selle kaane peal ju.
ise tegin selle foto Glasgow. Oota, tätoveerimata inimene. Ja sa ei toogi seda pilti. Mul ei ole seda, tavaliselt saatekülane kingib selle saate lõpuks. Sa ei öelnud mulle, et sa pommid välja, et sa altkäemaksu tahad saatekülalise, kes võtad obrokit. Nii, aga sa nüüd hiilisid kõrvale küsimusest. Selle küsimusest. sa saadet teedki, mitu aastat sa oled teinud? Ja hiilid endiselt kõrvale küsimusest, et mis instrumenti sina seal bändis mängid? Vokaali. Ja oled laulja? Võib-olla jah, see, kui sa seda nimetad instrumendiks, on isegi õige mõelda. Et ma ei vahenda mingisugust sõnumit, ma ei ole mingi preacher man. Häälutus, joig? Ei, ma ikkagi Sisukad tekstid, enda tekstid? Need on tekstid, aga need ei ole sellised tekstid, mida ma pakuksin luuletusena välja. Nad on ikkagi pigem osa sellest heli kompotist. Ja avatud sai ka sinu kolmas potentsiaal, muusiku potentsiaal. Jah, aga selle kohta pole küll keegi vist kunagi öelnud, et mul annet oleks. Tulid Tallinna, siis sa elasid veidi Lasnamäel, nüüd elad Mustamäel. Huvitav on see, et sa Lasnamäge meenutad soojades toonides, aga Mustamäge, kus sa praegu elad ja mis nagu võib-olla väga oluliselt ei erine Lasnamäest, sa kuidagi koduseks keskkonnaks ei pea. Millest see tuleb? Üks on kindlasti see, et ma olin seal väga õnnelik. Hiljem Mustamäel mu kooselud on kiiva kiskud, ma olen seal liiga palju üksi olnud oma ebameeldiva isikuga, mis on lõpuks päris depressiivseks kujunenud. Lasnamäel oli teistmoodi. Ütlesin ma tookord selle elukaaslasele, et mida ma teeks ilma sinuta, et igal kevadel üksi ma kuulasin Joy Divisionit ja siis Ave ütles, et praegu on ka kevad ja sa kuulad ka Joy Divisionit. Teine asi on see, et mulle tundub, et kuidagi Mustamäe võib-olla on rohkem selline piirkond, et need, kes seal on üles kasvanud, ta on nendeks kuidagi nagu tähtsam, et võib-olla Lasnamäel on kergem sinna tulnud migrandile nagu mina kohaneda, sa ei pea tingimata olema Lasnamäel üles kasvanud. Mustamäe mõjub kuidagi niimoodi, et ta kunagi on olnud modernistlik utoopia, mis on kuidagi kasvanud rohtu ja putkadesse ja ta ei ole enam selline utoopiline, kuhu võib-olla Mati Unt kunagi kolis. Nüüd ikkagi kõneleb sinust see diplomiga kunsti ajaloolane. Mul on suge tunne, et sa seal Lasnamäel rõdul ei vaadanud mitte ainult kasse, vaid ka seda üldist visuaali. See visuaalse keskkonna, linnakeskkonna nägemine, see on minu jaoks küll tähtis ja mulle meeldib üks linn rohkem kui teine. Mulle meeldib Riia näiteks väga, ma võin seda ära põhjendada ja võib-olla tõesti ma kunstiajaloolase kogemusega oskan seda põhjendada rohkem, miks Riia mulle meeldib. Ja näiteks mulle meeldib see, kui keset linna on jõgi ja Lasnamäel see magistraal, kus ei olnud küll Oktoobritee. Vaata, mina kolisin siis, kui ei olnud see nimi enam. See kanal, ta mõjub nagu jõgi tegelikult. Autod nagu veist. See on võrratu visuaalne element. See on äge tegelikult, et autod seal liiguvad, need sillad üle. Mis siis, et ma ühe silla peal ükskord peksa sain, aga ikkagi... Ja kui sa oled Smuulitee silla peale vaatad ida suunas, siis see on täpselt koht, kust tõuseb päike. Ja see kõik võib nii olla, jah. Ja sul on 2 tütart? 3. 3 tütart? Ja. Nii, mis nende nimed on? Helena, Anna ja Eva-Katariina Luisa. Elu on kahjuks niimoodi kujunenud, et ma ei ole saanud väga hea isa olla. Kui ma esimest korda isaks sain, ma ei olnud absoluutselt sotsiaalselt küps. Ma ütlesin enne vist ka, et ma olen tegelikult väga aeglase sotsiaalse arenguga. Ma tahtsin olla õige.
maailma parim isa, kindlasti ma ei olnud seda. Ja me läksime lahku ja kahjuks me oleme lahku läinud kõigist laste emadest ja kindlasti, et ma ei ole osanud neid ühtegi kooselu hoida. Õpetussõnu jagad ju, selles mõttes, et elus on nii ja vaata, mehed on nii ja mine ikka kooli, lõpeta kooli ära, midagi sellist. No ja see on nii, et ma ei taha korrata neid vigu, mida minu lapsepõlves tehti, et ükskõik, mida sa arvad oma lapse valikutest, sa pead laskma tal seda asja välja arendada, kui ta pettab, siis ta pettab ise, muidu tal jääbki see asi kripeldama ja ta võib oma elu ära rikkuda. Inimene peab arendama välja seda, kuhu poole teda kisub ja isegi kui tal ei ole annet, ta ise saab lõpuks aru, et tal ei ole annet. Nüüd ma hakkasin nagu jutlustama, nagu ma oleks see mees, kes teab, kuidas elus asjad on tegelikult, kui ei tea. Lõpetuseks võiks suunata pilgu Indrek Mesikepi argipäeva. Kuidas näiteks sinu päev algab? Minu jaoks toit on kütus. Teen võileiba ja keedan muna ja teen kohvi. Ja sageli haukan banaani peale. Mul on tegelikult magusa suhtes nõrkus nagu sõltlane. Siis ma hävitan selle kiirelt ära. Magus ongi hea. Magus ongi hea. Suhkur on pagana hea. Nii on. Aga arstid võib-olla arvavad jälle teist. Vaat, arstide peres üles kasvanud. Ei, minu isa ei ole kunagi mulle selle kohta midagi olnud. Kui ma isal külas käin, siis seal saab väga uhkelt süüa, isa abikaasa teeb väga hästi süüa ja ei puudu sealt ka kunagi magus. Väga hea. Elus on häid asju. On häid asju. Aitäh! Häid inimesi ja head muusikat ja magusat ja häid luuletusi, millest me nüüd palume sulle ühe ettega lugeda. See oli üllatus. Minu lemmik oleks see. Kas ma pean sinu valikul lugema? Palun. Ma just täna hommikul nägin, et Anders Härm oli postitanud lehekülje minu viimasest raamatust. Ja ma ei tea, kas ta tegi nalja või mõtles tõsiselt, et ta paneb selle oma doktoritöö motoks. See oli vist niimoodi, et olid füüsikud ja lüürikud. Tulid 90-ndad. Kõigist said keemikud. See võib-olla haakub ka 90-ndate ja Tartuga. Klumi illusioon võib-olla või siis ka mitte. Nii, võtan autogrammi ka. Aitäh. Miks sa selle Kirillitsa-F-i peale üle läksid? Ma tahtsin just küsida, et sul on siin on kaane peal ka. See võib-olla tuli sellest, kui Igor tõlkis mu raamatu vene keelde ja tal oli millegipärast selline idee, et ta ei tõlgi FS-i, ei pane Kirillitsas. Ja mina ikka rääkisin, et see ei pea olema mingisugune nagu, ma ei tea, nagu välismaine luuletaja, et see FS, see tegelane on seal selline lihtne kutt, et venelastele ta võiks olla sama omane kui eestlastele. Kuidagi ta suutis ka mind, kas just ümber veenda, aga ühesõnaga, et see jäi ikkagi niimoodi, nagu tema tahtis. Aga mul jäi see kripeldama, siis mõtlesin, et kurat, siis ma panen järgmise raamatu peale just Kirillitsas.
Star Wars fan at Smithfield.